aastaid põhimõte, et igal võimalusel teen ma midagi, mida ma mitte kunagi varem teinud ei ole. Täna on see päev, kus oleks pidanud algama Eesti kõige keskkonnasäästlikum muusikafestival Island Sound. Island jäi koroona tõttu ära, aga mina seisan täna oma elus esimest korda püsti supilaua peal. Ja see pole mingi tavaline supilaud, see siin on tehtud konidest. 3 aastat tagasi, kui kõige esimene Island Sound festival oli just läbi saanud ja siis meie meeskonda tabas selline õõvastav vaatepilt, kus olenemata paljudest prügikastidest kastis tervet festivali ala koniloor. Ja siis pärast mitut päeva nende konide käsitsi üles noppimist sai meile selgeks, et me peame mingi lahenduse leidma, see peab olema mugav ja kõik peab mahtuma taskusse. Ja siis järgmiseks festivali aastaks oligi sündinud selline korduvkasutatav ja taskusuurune konitops ehk kops, mida me jagame nüüd festivali poolt kõikidele suitsetajatele tasuta ja olukord on tõesti väga-väga paranenud. Küll aga, mis juhtus oli see, et kui me seda kopsi siin otsisime, leidsime, siis meile sai selgeks, et see suurim konireostuse põhjustaja on hoopis inimeste teadmatus. Et levib selline väär arusaam, et konid lagunevad looduses nagu iga teine orgaaniline komponent ja sellepärast inimesed ei pea neid üldse prügiks, aga tegelikult on suitsufilter tehtud plastmaterjalist. Ja siis sealt edasi tekkis meil 2019. aasta kevade hakul veel üks hea mõte. Et kuna meie külastajad juba koguvad oma konisid kopsi sisse, et miks mitte siis kõik konid kokku koguda ja teha neist üks pilku püüdev ese, mis tõmbaks sellele teemale tähelepanu, edastaks sõnumi ja aitaks tõsta siis inimeste keskkonnateadlikkust. Aga eelmisel aastal oli siis festivali pikkuseks 3 päeva, eks ole? Mitu koni te selle aja jooksul kokku korjasite? 5,1 kilo ehk siis kuskil 29 000 ühikut. See oli 3,5 päeva, ütleme nii, peaaegu 4. Ja kuna meie festivali paik on ju vaata kui looduskaunis kohas ja ümbritsetuna mereväest, siis me otsustasime neist teha sellise erilise supplaua, mis valmis siis 2 meistri käe all, John Kaju ja kunstnik Ines Villitoo, kus me siis kasutasime neid konisid sellise kattematerjalina, mis moodustavad ühe sellise visuaalse sügava sõnumi. Ines, sina oled selle fantastilise töö autor, aga konidest kunsti tegemine vist tegelikult ei ole üldse nii glamuurne, kui see siin täna välja näeb. Ei ole jah. Kui ma hakkasin tööd tegema, siis ma saingi teha endast mingi tunni või maksimum 2 päevas, sest et endal hakkas nagu vastik. Aga lõpuks harjusid ära sellega ja siis mõtlesin küll, et võiks nagu ühe täissuuruse skulptuuri teha ka valmis kunagi konidest. Kirjelda seda protsessi natuke, kuidas see tegemine siis välja nägi? Kõigepealt algas kõik kavandist. Et ma arvan, et see pilt räägib enda eest. Et siis, kui kavand oli valmis, siis ma hakkasingi lihtsalt nagu pildi järgi neid konisid laduma. Ma olin need välja sorteerinud, et on erinevad toonid siin nagu on näha. On valged konid, on oranžid konid ja siis on pruunid ja siin on hoopis teistpidi need konid laotud. Et üksi ainu vist neid konisid see ükshaaval ladudes läks kuskil 60 tundi äkki. Ja üleüldse, et see kõik viimistleda ja kokku panna läks üle 100 töötunni. Ma ise just nagu kuidagi lähengi sinna keskkonnasõbraliku kunsti poole oma töödega, et mulle just meeldib see sõnum siin taga ja et ta annabki nagu nii palju edasi. See siin on koni kogumise station, vist on hea sõna öelda. Aga võtame siis ühe selle purgi siit lahti ka ja vaatame, mis siin sees nüüd on. Teiste inimeste prügis sorimine on minu suur lemmiktegevus. Vahel leiab täiesti vägevaid asju, aga see siin on tegelikult kellegi koni. Mis see nüüd meie keskkonnale tähendab? Meie keskkonnale tähendab see võib-olla kõige esimese, kõige suurema asjana seda, et on saanud maailma merede ja ka meie oma Läänemere kõige suuremaks reostajaks, number 1. Aastaks 2030 on prognoositud, et on neid meredes ja veekogudes rohkem, kui on kalu. Et tõenäoliselt see tähendab ka seda, et need konid on meie toidulaual, mitte siis, vaid see on ka juba praegu. See on mikroplastik, mis hakkab väiksemateks osadeks lagunema 12+ aastal alles.
kuna tal on nii palju mürke seal sees, siis ta hakkab neid mürke välja ajama ja üks koni võib kuni 1000 liitrit vett ära mürgitada. Ehk siis kalade ja mikroorganismide jaoks on see surmav. Seesama Läänemerest püütud hea kohalik kala on tegelikult tarbinud ära televaataja merre visatud koni, jah? Jah. Tahtmatult? Jah, ütleme siis niimoodi, et mitte teadlikult, kuna olen puutunud ka oma sõprusringkonnas kokku inimestega, kes viskavad kanalisatsioonikaevu konisid, teadmata siis, et nad jõuavad tihtipeale merre, kuna veepuhastusjaamades, näiteks Tallinnas üle pooltel ei ole üldse selliseid filtreid, mis korjaksid need konid sealt kokku. Ehk siis läbi kanalisatsioonikaevude jõuavad need taas veekogudesse. Olgu, inimene võib-olla tõepoolest ei mõtle, et see koni ei ole biolagunev ja et see sisaldab nii palju mürke, aga kuidas ta nüüd hästi lihtsate vahenditega oma käitumist muuta saab? Mida ta saab teha, kui ta valib ikkagi suitsetada? Viskab koni prügikasti või söötab endale konitopsi ja korjab need konid sinna sisse ja siis tühjendab selle prügikasti. Et see on tõenäolisem, et see koni jõuab õigesse kohta ehk siis tegelikult põletusse, kus temast ei jää enam loodusesse või keskkonda jälge.